Eesti selgeltnägijate tuleproov toimub juba iga aasta, hoolimata epideemiatest, majanduskriisidest ja poliitilisest olukorrast. See on nagu haigus, nagu vähk, mis ainult levib ja saab suuremaks. Ning mida nõrgem on peremees, ühiskond, seda kiiremini see haigus levib. Minu seisukoht saladus pole. Juba uusaasta videos ütlesin ma, et TV3 viib läbi Eesti rahvale reaalset kuritegu praegu, kui nad seda teemat tõsiselt võtavad ja teesklevad, et see on päris. Levitades valeinformatsiooni, väänatud tõdesid, mis panevad inimesi uskuma ja suures plaanis muudavad Eesti rahva vaesemaks ja kurvemaks. Ja mu arvamus sellel teemal ei ole muutunud. See saade on ka väga võlts, väga lavastatud ja väga näideldud. Ning õnneks enamus inimesi saavad sellest aru. Peale TV3, kes endiselt teeskleb, et see on päris. Miks on see halb? Esoteerika pole mitte ainult ühiskonna haigus. See on ka nakkus inimestele. Ja see nakkab inimesi, kes meist on kõige nõrgemad, kõige haavatavamad. Inimesed, kes on leinas, vaesuses, raskustes, emotsionaalselt murtud või vaimuhaiged. Inimesed, kes ei jaksa või ei suuda teie ulmesarja kriitiliselt vaadata ja jäävad seda uskuma. Lisaks sellele annab teie saadega legitiimsust mingisugustele suvalistele. Mitte keegi ei teadnud, kes on šamaan Evald või Võlu Ransio, ennem kui te neid meile tutvustasite ja nüüd igal võimalusel ette näitate. Need inimesed ei ole ennast tõestanud, ennast teinud. Nad on vaid näidelnud ühes ulmesaates. Ja nüüd neid usutakse. Nad kirjutavad raamatuid, teevad laagreid ja võtavad meie ühiskonna kõige haavatavamatelt raha ja aega. 2 kõige väärtuslikumat asja, mis meil on. See on kuritegu, patt või inimlikkuse saboteerimine ja te kõik osalete selles. Kui hull see haigus on, ma ei tea. Artikleid loevad mõned tuhandeid. Videosid vaatab keskmiselt sama palju. Saadet vaatavad mõned 10 000. Kui palju neist usub või hakkab uskuma, ma ei tea. Aga ka üks inimene on liiga palju. Aga mis kõige hullem on see, et vastuseisu teie vastu on kuidagi vähe. Meie kommertsiaalkanalid ja ajalehed, kui hoiaksid neid selgeltnägijaid. Tehakse paroodiaid ja huumorit, mis on väga hea. Aga keegi ei võta seda tõsiselt. Seega ma proovin siin videos võimalikult tõsiselt sellele teemale läheneda. Seega, 5. hooaeg algas 6 aega tagasi. Reitingud olid halvad, koroona oli ja tuli asja natuke muuta, värskendada. Seega saate formaat muutus täielikult ning nii palju kui ma aru saan, siis on see isegi küllaltki originaalne muudatus. Ei Vene, Ukraina ega Ameerika selgeltnägijate tuleproovis sellist trikki pole tehtud, seega plusspunktid TV3-le originaalsuse eest. No, niivõrd originaalsuse eest, kuna selgeltnägijate koolid ja sarnased saated eksisteerivad Venemaal küll. Seega uus formaat on 6 esoteerika eksperti, kes valivad endale õpilased ja koos nendega võistlevad. Selle mahlase 5000 euro ja klaasist käe ja raamatu kirjutamise õiguse eest. Alustan oma lahkamist siis väikese mõttemänguga. Kõigepealt teeskleme, et see saade on täiesti päris. Kõik, mis siin ekraanil toimub, on päris. Mitte mingit trikki, mitte midagi. Nii nagu näidatakse, nii on. Mitte mingisugust skeptisust minu poolt. Vaatame, mis siis see tähendab ja kuidas sellest nagu aru saada. Seega, selle hooaja formaat on teistsugune. Õpilased ja 6 mentorit ja juba on mul segadus. 3 mentorit istuvad meil õpetajate majas ja võimete testimiseks on neil 2 ülesannet. Foto ja objekti ülesanne koos intervjuuga. Kuid mitte ükski nendest mentoritest pole eelmiste hooaegade võitja. Bioenergeetik Ervin on osalenud 2 hooajas, 2. ja 4.
teises hooajas ei suutnud ta vahet teha tühjal kastil ja objektiga kastil. Fotodelt ja esemetelt ei suutnud ta informatsiooni leida ja inimest metsast leida, kuid viimasega ei saanud keegi hakkama. 4. hooajal ei suutnud ta kummituse ja inimese minevikku tajuda, inimeste organite doonorlust tajuda ning esemeid kokku viia inimestega. Ka 5. hooajas ei suutnud ta musta lamba voorust kastist eset leida. Helve jõudis 2. hooaja finaali, kus ta ei suutnud lapsi ja nende vanemaid kokku panna ning vahet teha veinil ja verel ning kellele see veri võis kuuluda. Ning viimaks Feke Lee, kes saab oma informatsiooni inglitelt ja kes põrus poolfinaalis, kus ta ei tajunud laipadelt, kuidas nad surid ning kuidas nad on seotud oma sugulastega ja ta ei suutnud viia esemeid kokku õigete omanikega. Mis on neil mentoritel üldse võimalik oma õpilastele anda? Nagu nende õpilased on nende ainus kvalifikatsioon saates osa võtmine. Põhimõtteliselt on need uued õpilased teiega võrdsed, kuna saate läbimine ei treeni teid, vaid lihtsalt pani teid proovile. Nii palju kui ma aru saan, siis selgelt nägemist niikuinii ei saa õppida. See on anne, millega sünnitakse. Kuid sellele vaatamata siin me oleme. Esimene test on fototest, mis on tõesti selle saate klassika. Laual on 3 fotot, mis on välja prindid 2 surnud ja 1 elus inimesest. Kui tegemist on katsega, on see väga halvasti tehtud katse. Esiteks, žürii teab, mis piltidega on tegemist. Nad oma kehakeele ja suunavate küsimustega reedavad väga palju vastuseid. Pildid ise on tehtud erinevatel aegadel erinevate kaameratega, mis reedab ära, mis ajal pilt on tehtud ja seega aitab aru saada, kas inimene võib olla elus või surnud. Ning testi alguses juba selgitati, mitu on surnud ja mitu elus pilti, mis annab juba juhusega võimaluse täppi panna. Antud katses on ka kõik fotol olijad kuulsad, mis tähendab, et meie selgelt nägijad võivad lihtsalt pildi ära tunda. No jumala eest, see Stalin siin on täitsa Stalini nägu. Samuti eelmises hooajas kasutati Hitleri pilti ja kuulsate mõrvarite pilte ja nii edasi. Kui mina selle testi teeksin, siis ilma žüriita. 1 kaamera. Täiesti tundmatud inimeste fotod, mis on tehtud sama tehnikaga ja samal ajal. Meeskond ei teaks mitte midagi ja igaks juhuks oleks seal võimalikult vähe inimesi. See fototest on üldse minu jaoks väga põnev, sest et kui mina mitte selgelt nägija vaatan fotot, saan mina sellest informatsiooni läbi oma silmade. Loogiline, eks ole. Ma lihtsalt näen fotot peegeldavat valgust ja tõlgendan seda mustrit, mis pildi peal on. Meie selgelt nägijad aga tajuvad sealt informatsiooni kuidagi teistmoodi. Nad tunnetavad pildi energiat või aurat. Seda energiat ja aurat tajuvad nad väga erinevalt. Osad tunnevad lõhna, osad näevad pildil mingit sümboolikat ning osad panevad kaarte ja veel hullem, osad kuulevad hääli. Ma proovisin kuidagi siin sellest loogikast aru saada, nii et ma vaatasin kõik selgeltnägijate tuleproovi hooajad läbi. Ülesanne, mis oli päris raske. Ning nii palju kui ma aru sain, siis selgeltnägijatel kõigil on raskem tajuda pilti, mida nad silmadega ei näe. Finaalides olid pildid kas kaetud või ümbrikutes ja kõige paremad selgeltnägijad suutsid vaevu pildil oleva välimust kirjeldada, rääkimata iseloomustustest. See tähendab, et nende energia tajumine on efektiivsem läbi silmade ja seda kõikidel hoolimata kogemusest ja tasemest. Need fotod ise ka on veidrad. Mitte ükski nendest piltidest pole näinud inimest, kes pildil on. Neil pole mitte mingit kontakti inimestega, keda nad tajuvad. Need on lihtsalt välja prinditud täpid paberil, mis moodustavad mingi mustri ja seda kõikides hooaegades. Mõnikord on need täpid prinditud paberile, mõnikord fotopaberile. Mis veel kummalisem, meie selgeltnägijatel on raskem lugeda inimestest otse tehtud fotosid kui väljaprinte. Mentor Ervin siin kukkus 2. hooaja läbi päris pildi ja esemetega, kuid edukalt suutis väljaprinte tajuda. Miks see nii on? Kuidas see toimib ja kuidas sellest aru saada? Me saame järeldada, et inimeste nägemine ja kontakt ei jäta fotole peaaegu üldse mitte mingisugust energeetilist allkirja.
sest neid väljaprinte on hoidnud kohtunikud ja mitmed TV3 töötajad, kes selle väljaprindi printisid ja otsisid. Paberi on teinud tehase tööline, transportinud transporttööline ja puud on saaginud harvesteri juht ning mitte kellegi nende energiat ei tajutud. Ainult mustri oma paberi peal. Siin veel küsimusi. Kui see muster annab nii palju informatsiooni, siis kui madala resolutsiooniga võib pilt olla? Kui ma selgeltnägijale 1 piksli annaksin, kas nad suudaksid selle kaudu informatsiooni lugeda? Või kui ma annaks neile maali või maali asemel väga kehva joonistuse, näiteks lapse oma? Kuidas oleks monitoridega? Kui ma neile annaks iPadi või projektoriga näiteks pilti? Samamoodi erinevate resolutsioonidega. Ning siis muidugi, kui kaugel ajast nad näha suudavad, sest kõige vanem foto, mida siin näidatud on aastast 1893 Baby Hitler. Kuid kui ma võtaksin koopamaali või foto 1830-ndatest, vaat need oleks need katsed, mis tuleks kiiresti ära teha. Miks kiiresti? Sellepärast, et kui nad tõesti tajuvad midagi ja tajuvad midagi sama edukalt kui nende väljaprindi testidega, siis kujutage ette, kui palju kasu me saaksime sellest. Kui palju kasu oleks kuritegude lahendamisel või ajalooliste saladuste avastamistel. TV3 saaks reaalselt mingi humanitaarabi preemia või Nobeli preemia, sest et see, mida mina siin näen, see potentsiaal, see on üüratu, see on imeline, see on midagi seletamatut. Informatsioon, mida pildilt saadakse, on ka kuidagi imelik. Pildil oli vanus, ei puutu üldse asjasse. Enamik inimesi see üldse ei sega. Kui pilt on beebiast, tajutakse tema tegevust vanemas eas. Kuid ultrahelidega on teine lugu, kuna millegipärast neist on väga-väga keeruline aru saada. See info inimese kohta on ka kuidagi veider. Mingi India või Ameerika sarimõrvar on väga ebameeldiv ja jõhker ja kohutav inimene. Kuid Stalin ja Hitler, kellest üks sõdis esimeses maailmasõjas, osales Müncheni ja Berliini rahutustes ehk isiklikult tappis inimesi ja teine, kes parteis ainult üle laipade tõusis ja koduses isiklikult inimesi poos ja piinas. Noh, nemad on ainult domineerivad ja sellised pahad ja hapud inimesed. Hitlerist ma veel saan aru, ta tappis inimesi, kuid ta polnud psühhopaat, nagu enamus sõdureid. Ta tappis ilma naudingut, aga Stalin, no ma ei tea. Ning nende diktaatorite näitel massi hukkamise allkirjastamine või käsemine, see ei jäta mehele mitte mingisugust energeetilist jälge, sest et need 2 venda pole mõrvarid. Vähemalt meie selgeltnägijate sõnul. Väga paljud selgeltnägijad kasutavad abivahendeid, küünlaid, pendleid ja kaarte. Need kaardid on minu jaoks kõige huvitavamad. Nad mõtlevad küsimusele ja mingi energia või väega vahetavad kaardid pakis asukohta ning annavad informatsiooni. Mis tähendab seda, et iga kord, kui sa kaarte paned, peaks samad kaardid tulema, kuna informatsioon ju ei muutu. See on ülilihtne moodus elimineerida võlts ja päris selgeltnägijad. Selgeltnägijad ise kirjeldavad oma taju väga erinevalt. Nagu ma ütlesin, lõhna, häälte, sümboolika ja energiatajuga. Osad väidavad aga, et inglid aitavad neid ning kristlus üldse on väga suur osa selgeltnägemises. 3. hooajas räägiti kohe otse Jumalaga, mis on meeletult tähtis. See tähendab, et kristlus on ainuõige religioon. Kuid millegipärast meie saatejuhid on kas liiga rumalad või laisad, et selle avastuse tähtsusest aru saada. Hauatagune elu on päris ja Jumal on olemas, tühja need hinged ja fotod, küsige kohe nende inimeste käest, mida Jumal meist tahab. Milline ususekt on kõige tähtsam ja kas mina, tubli mormoon, saan taevasse või peame usku vahetama? Kui on olemas taevas, mida ma pean tegema, et sinna saada? Kui kristlik Jumal on päris, siis miks ta laseb kõigel selle siin juhtuda? Miks ta vahele ei sekku? Tähendab, miks ta ainult läbi nende 3 idioodi suhtleb? Miks mitte kellegi tähtsama, kes saaks midagi reaalselt muuta? Miks TV3 seda asja ei uuri? Miks nad lasevad nii suure lavastusel nagu Jumal mööda minna? Vabandust natuke siin ärritusin.
praegu veel teeskleme, et see asi on päris, mitte võlts, seega lihtsalt ütleme lihtsalt, et TV3 on kari idioote, kes ei saa aru, mis nende eest toimub. Igatahes, sellel hooajal on religioosset elementi natuke vähem. Kõik õpetajate majas lihtsalt tajuvad ja kiirgavad mingit eksootilist energiat ja varastavad seda teineteiselt. Jah, selgub, et maagia on ka päris. See muudab kogu selle asja veel keerulisemaks. Seega inimesed mitte ei taju asju, vaid kasutavad maagiat, et asju tajuda. Ning meil on olemas tume ja hele maagia. Seega meil on siis head ja halvad võlurid. Loitsud ja võlukepid. Palun aidake natuke mõista, kuidas need toimivad. Inimestel on sauad, trummid ja kivid ja nad on nendega loitse teinud küll, kuid jälle kuidas? Mis eristab oksa ja võlusaua? Kas ühes on fööniksi sulg sees või on Jumala poolt kingitud? Ja kuidas mina, ilma võimeteta tubli scientoloog, saaksin saua kasutada? Kas üldse mul on võimalik? Et siis tulevad inglid ja hakkavad minuga rääkima. Palun tehke neid katseid, mul on nii palju küsimusi. Ning defineerige see tume ja valge maagia, mis neil vahe on? Kas üks on tugevam, parem, ohtlikum? Fekeliisin mainib, et tumeda puhul tuleb midagi loovutada, kuid mida? Kas meie tume maakonsoori loovutab tükikese endast oma klientidele? Miks TV3? Miks sa ei küsi neid küsimusi? Igatahes meie võlurid pidid peale pilditestiga tegema selle objektitesti. Ehk siis saame aru, kellele objekt kuulub ja mis objektiga on tegemist. Ning selles katses on täpselt sama palju probleeme nagu fototestil. Ja küsimusi tekib ka täpselt sama palju juurde. Esiteks, seal on mitu objekti. Objekt, mida te tahate tuvastada, kuid ka kast, mille sees ta on, poodium, mille peal see kast on, ning need objektid koosnevad ka mitmetest väiksematest objektidest. Meil on kastil on hinged, kruvid, poldid. Kas need kõigil on oma enda energia? Kas need kõik kuuluvad kellelegi? Kuidas need energiat sassi ei lähe meie tajujatel? Ning siis küsimused omandi kohta. Seega meil on energeetiline side objekti ja omaniku vahel. Kuid mis hetkel see katkeb? Kas see hetk, kui ta ära annab selle või ära viskab või ära kaotab selle? Kas ära varastatud objektil on ka hoopis ühe omanikuga või uue omanikuga? Kuidas on elus organismidega? Kas lemmikloomal ja omanikul on ka energeetiline side? Või orjal ja omanikul? Nii palju küsimusi ja TV3 lihtsalt ei vasta nendele. Ei uurigi neid. Imelikul kombel tuli nende objektide tuvastamine ja kokkuviimine omanikega väga lihtsalt välja. Lihtsamalt kui varasemate hooaegade finaalides. Ervin siin ei suutnud isegi aru saada, kas karp on tühi või objektiga. Helve ei suutnud finaalis lapsi ja lapsevanemaid kokku viia. Fekeli ei suutnud objekte kokku viia omanikega nii edasi. Kuid ka nendel läks sisseastumine meeletult hästi ja osad isegi suutsid sugulase saalist üles leida. Kummaline, eks ole. Just kui põnevuse mõttes TV3 muudab neid mängureegleid. Igatahes, kõik need võlurid otsivad endale võluriõpetajat ja üüratu kokkusattumuse tagajärjel hilines Kate eksamile ja juhuslikult jooksid kokku ühe võluriga. Vaadake, kuidas vedas, et neil 4 kaamerameest olid seda filmimas. Ning järgnes üks väga-väga ebaloomulik, mõtles kohe, et võlts vestlus seal. Kus härra Kate võttis esimese ette juhtuva võluri enda tiiva alla. Miks? Sest et tema usub saatusesse. Jep, selgub, et saatus on siin maailmas olemas. Mis on väga hirmus mõte minu jaoks. Kõik need jõhkrused, mis siin ajaloos juhtusid, kõik need lapsed, kes surid loomavagunites, see kõik oli mingi sadistlik kõik väga looja soov ja mitte kellegi maise süü. Rõve hakkab, kui ebaõiglane maailm on, eks ole. Igatahes Kate ja Kirsti Timmeri tütar. Jah, see minu lemmik Kirsti Timmeri tütar. Selle Timmeri tütar, kes ei suutnud koroonat või trumbikaotust ette ennustada.
proovib olla nüüd oma emast parem. Ja arvatavasti ta ongi oma emast parem, sellepärast et siin saates sooritatakse maailma muutvaid asju, mis millegi pärast väljaspool saadet ei kordu ja ei suudeta korrata. Huvitav, eks? Üks nendest on meie musta maagia pealiku Anzori võlutrikk, kus ta kutsus esile vihmasaju. Nagu vihmasaju, miks ta Eestis on? Miks ta kohe Etioopiasse või Somaaliasse lähe? Mine tee midagi kasulikku. Te kahekesi võiksite kogu maailma muuta, 100 000 päästa. Miks te teete mingeid illusioone siin? Suudate vihma esile kutsuda. Kurat, tundub, et see mustmaaga on ikka tõesti võimas asi. Mind ei huvita, kui palju see maksma läheb sulle. Anzori, mine päästa inimesi, see on seda väärt. Šamaan Evald tegi samal ajal aga meile nipernaadit. Ehk rändas läbi Eesti maagia otsides. Kui uskuda saates toimunud, jalutas ta Tõrvast Harjumaale, sealt Kehrasse ja sealt Pärnusse ning tee peal kohtas ta 4 inimest. Üks imelikum kui teine. Pärnus oli 2 joogikeetjat, kes olid neist kõige mõistlikumad, kuid mul tekkis kohe küsimus, miks nad saatesse sobiksid? See, et nad oskavad viina keeta, ei tee neist selgelt nägijaid ju. Kas iga kokk sobib ka selgelt nägijaks? Teised 2 olid üks vana Reikimoor ja üks vana mees Tartu maantee ääres, kes näeb liigese vigastusi putukatega ning kellel käivad külas UFO-d. Just nii. Selle saate järgi on UFO-d ka päris ja nad käivad külas ainult neil, kes neid näha suudavad. Ehk siis onu Sulevil Tartu maantee kõrval. Miks UFO-d Bidenit või Shiidi külasta? Kurat teab. UFO-d on ka varem saatesse ilmunud, kuid mitte kunagi pole seda kinnitatud. Ning selgub, et Šamaan Evald on väikest viisi ufoloog, kes isegi pildistab neid, nagu siin. Ja selle tõttu teabki ta nii palju. See video siin, mida TV3 näitab, ei ole Šamaan Evaldi poolt filmitud. See on filmitud Kanadas. Mingi prantsuse kanadalase poolt. Ja see on kiirendatud kaamera, tegemist arvatavasti satelliitidega. Kui TV3 mulle otse niimoodi valetab, otse nii halvasti valetab ja peab mind nii lolliks, siis mis mõttega ma üldse teesklen? Mõte on väga lihtne. Kui sa vähegi mõtled ja proovid aru saada sellest loogikast siin saate, siis laguneb kogu selle saate üleseisus lihtsalt laiali, kuna siin pole mitte mingit loogikat. Inimeste võimed varieeruvad episoodist episoodi, mitte mingit süsteemi ja piiranguid ei ole. Stsenarist lihtsalt võtab müstilisi elemente Sõrmust isandast ja Harry Potterist, loobib need kokku ja loodab, et sa ei mõtle selle peale. See varieeruvus läheb katastroofiliseks, kui võrrelda hooaega oma vahel, kuna arvatavasti on neid stsenariste mitu olnud. Mul oli plaan seda videot siinkohal jätkata, aga kahjuks on video juba 20 minutit pikk. Seega tuleb järgmine episood, kus me vaatame seda suuremat stsenaariumit, mis järgmises episoodis juhtub ja miks see sorteerika on võlts. Järgmise videoni.